Austatud lõpetajad, head virumaalased. Täna siin Jõhvi kontserdimajas on Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor 19. lennu 4. lõpuaktus. Rakenduskõrgharidust tõendava diplomi saavad 11 noort virumaalast. Soome filosoof Reijo Vilenius on väitnud, et haridus on see, kui inimene üha enam teab, kes ta on, kus ta on, mida ta teeb ja mida tal teha tuleb. Ka teil on täna ühe etapi lõpp. Sellised lõpud on üldiselt rõõmsad ja pidulikud sündmused. Saate nautida pingutuste ja eneseületamise tulemust, mis saab aga edasi. Oskar Vaid on väitnud, et elu eesmärk ongi eneseületamine ja enesearendamine. Tuleb teha uusi valikuid, uusi eluetappe planeerima hakata. Ja see viimane on tegelikult päris raske, sest mille põhjal te siis otsustate? Kuidas siis tulevikust aimu saada? Uudishimu on see, mis siin appi tuleb. Uudishimu peab olema teie igapäevane vari, mis teid saadab. Nii on väitnud president Lennart Meri. Soov teada saada uusi asju, saavutada uusi eesmärke, annab ka hingelt võimaluse nooreks jääda. Kindlasti olete kuulnud Epiketose ütlust, et ainult haritud inimesed on vabad. Seega pidage hoolt, et vabadus teiega jääks. Või et siis pigem teie vabaks jääksite. Kui teil läheb hästi, siis läheb hästi ka teie koolil. Suur tänu sulle, Anneli. Ka sul on suur roll selles, et need üliõpilased on tänaseks siiani jõudnud. Tänud teile kõigile siin saalis, et olite oma lastele, oma sugulastele toeks ja aitasite neil nii kaugele jõuda. Aitäh teile! Vaikselt pehmet voolab, ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Vesi ojakeses vaikselt tuliseb, ta enda laulu laulab uniselt, ta vahtu tekitab on küll. On küll. Üle kivide ja mõtaste vesi vaikselt pehmet voolab, ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab varsti hoia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Я хочу вам пожелать огромного счастья в жизни, пожелать удачи и семейного благополучия. Потому что когда у вас будет дома все в порядке, на работу будет приятно ходить, и жизнь тогда будет гораздо красивее. Ну и последние слова. Не думайте, что теперь вы можете делать в жизни что-то неправильно, поскольку теперь вы выпускники нашей школы, на вас тоже будет лежать огромная ответственность, что своими успехами в жизни вы должны будете подтверждать
что вы не зря получили сегодня эти дипломы в руки. Поздравляю вас. Много-много счастья в вашей жизни. Сегодня, в этот день, я очень рада видеть всех присутствующих, потому что именно эти люди поддерживали нас все эти 3 года последние. Хотела бы сказать спасибо нашим преподавателям. И хотела бы особенное слово сказать Анне Лебогинс за то, что она всегда переживала за наши неудачи и помогала с ними справиться. Сегодня я могу сказать, что мы не разочаруем вас. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вы нами гордились в дальнейшем. Спасибо вам большое. От лица всех студентов хотели бы сказать спасибо всем преподавателям, спасибо всем присутствующим, что вы пришли сюда, что вам не безразлично то, что мы поднялись на целую ступень выше. И надеюсь, что вы не разочаруетесь тем, какими мы стали. Спасибо. Õnnitlen teid lõpetamise puhul, õnnitlen ka teie lähedasi, emasid, isasid, sõpru, tuttavaid, poegi, tütreid, elukaaslasi, abikaasasid. Õnne ja ilusat suve kõigile! Selleks, et 10 vilistlast tänaseni on jõudnud, on tegelikult väga suur osa ka Annelil. Ja selleks, et sul jääks mälestus kõikidest nendest vilistlastest, ma soovitan sulle üle anda ühe raamatu, et sinu raamaturiiulis, kui sa seda raamatut kätte võtad, just need inimesed, meie värsked vilistlased, sulle meelde tuleksid. Tänan sind tehtud töö eest. Taevas on meie peal. Täitugu soovid, täitugu